Tervitused. Mul pidevalt juhtub mingeid huvitavaid situatsioone. Vast on tunne, et seda jagaks ja seda jagaks. Aga meil kõigil on huvitavaid asju. Ja kui me hakkame väga palju muudkui teiste asju kuulama, siis enda omadesse süvitsi minekuks ei jää enam nii palju mahti. Ja siis ma katsungi mingit tasakaalu hoida, et oleks aega enda asjadega tegeleda, aga samas vahest nagu midagi põnevat võiks ju jagada ka. Ja eile oli Balti Keti aastapäev. Kui Balti Kett toimus, mina olen veel sündinud. Mina sündisin alles 2 aastat hiljem. Aga Balti Ketil ma käisin Balti Ketis 2 aastat tagasi äkki või? Kui Eesti eest meeskond seda korraldas. Ja eile tegelikult ma olin eelnev öö üsna magamata ja päeval olnud ka mahti hinge tõmmata. Ja siis mingi maja peal asjad teha, muud kohustused. Ja kui ma lõpuks kohale jõudsin, oli juba see keti osa ära olnud. Ja mingit ma mõistsin ka, miks ma ei pidanud seal ketis olema. Rahvast oli käputäis võrreldes selle aastaga, kui lisaks sellele iga-aastasele korraldajale oli ka see Eesti rahva selline nagu rahva tahtel koondumine, lippude lehvides kohale minek. Olidki autodel, bussidel sildid peal, et Eesti rahvas ärgake, teid on petetud. See oli võimas. Sel aastal oli see täpselt selline, et räägitakse vabadus ja demokraatia ja mina vaatan, et kõik on seal täpselt sellised. Nagu liigutadagi ennast nagu sellised natuke zombistunud või võib-olla ma teen liiga, võib-olla seal rahva seas oli ka neid, kes päriselt tahavad vabad olla. Aga taotlesid sama trummi seal. Kuskil on vaenlane ja kaitsevõime ja Ukraina ja tudururururu. No, mitte silpigi sisevaenlasest. No, nii ei saa. Et kui meil on vaja enda eest seista, siis tuleb arvestada kõikvõimalike ohtudega. Mitte ainult nii, et meil antakse ette, et vahivata seda karda on ju. Meie teeme sinuga sellel ükskõik, mida me tahame, sest su vaenlane on vaata seal. Ja meie hoolitseme suest, ära ise üldse mõtlegi. Lihtsalt anna kõik oma raha ja vara meile, oma lapsed anna meile. Meie ise hoolitseme suest. Ja kui halb on, sa võid meid sõimata, meist meeme teha, meil on täiesti ja, aga olege hästi rahulikult, sest teil on vabadus ja demokraatia, on ja? Ja seal korrutati ka neid sõnu ja ma olin lihtsalt siuke, okei. Ma tulin siia ju sellepärast, et ma tean, et inimestes on võime koonduda. Balti Keti kui Balti Kett toimus aastal 89 Eestis, ilma nutiseadmeteta, ilma metsiku info levikuta 200 000 inimest tuli kokku. Mõelge, mis mass see on. Ja tänasel päeval, et tahada 200 000 inimest kokku, kus kõik võimalused on selleks olemas, aga rahvas on lihtsalt selline, ma ei tea, jalgpalli ülekanne või midagi tähtsamat on seal asemel. Ja mis on ka oluline, iseenda asjadega tegeleda, et ise olla rahus ja õnnelik. Aga tänasel päeval me ei saa jätta seda ühisvälja toetamata. See on ka põhjus, miks ma ei tegele ainult enda asjadega, vaid ma aeg-ajalt selle enda tunnetuse peegelduselt räägin ka, kuidas ma välismaailma tunnetan. Tänasel päeval ma näen potentsiaali pöördeks, aga ma tunnen, et inimesed ei taha seda potentsiaali kasutada, sest muutused ja äkki ma pean siis rohkem vaeva nägema või rohkem pingutama või rohkem kui täna. Inimesed käivad 3 töökohal mõned, et saaks oma laenud, liisingud ja mis iganes asjad veel kinni makstud. Inimesed elavad üürikorterites peost suhu lihtsalt sellepärast, et ei ole võimalik oma kinnisvara osta ja tegelikult keegi pole õnnelik. Aga äkki kui meil on vabadus, siis on veel raskem. Selline, võib-olla ma teen liiga, aga sellegi poolest ma räägin, kuidas ma neid asju näen. Ja lihtsalt tajun, et inimesed ei ole õnnelikud ja vahest minus endas on ka see õnnetus ja kurbus, siis ma tunnen, et see ongi see, et ma tajun, mis ümberringi toimub ja kuidas sa siis oled õnnelik, kui sa tunned, et ümberringi on nälg, vaesus ja see ainult süveneb ja see süveneb, sest inimesed ei seisa enda eest. Miks ei seisa? Võiks ju. Mis see hirm on?
mis saab veel hullemaks minna kui see, mis meid ees ootab, kui me täna ei seisa enda vabaduse eest. Ja ma ei taha neid väljavaateid väga korrutada. Ma olen neid teemasid nii palju leerdanud, mul juba on siuke nagu, kes on praeguseks aru saanud kõik need momendid, mille teenistuses COVID teema, sõja teema, abielu, võrdsuse teema, perekondade hävitamine, laste kohitsemine, laste lõhkumine igal tasandil, nii füüsiliselt, mis need lõigutud lapsed on lihtsalt, ma ei tea, meeldib või ei, nad väljendavad seda, kuidas nemad maailma tunnetavad. Valus on, rõve on, ma ei leia siin enda kohta, ma ei kuulu siia, sest nemad on puhtamad kui meie. Nemad saavad aru, et veits hull on see kõik ümberringi. Aga vanemad teevad tööd. Vanematel on vaja kõik see pull kinni maksta, mida see valitsus oma tahtliku idiootsusega teeb. Ja lapsed siis lihtsalt kasvavad nagu kasvavad. Ja nendest mingid iseenda vabadusest seisjaid ma ei usu väga, et tuleb. Ja oligi, kui siin 2 aastat tagasi vist oli see, kui need 3 riigi nii-öelda vabadusvõitlejad koondusid selle Eesti eest liikumisega. Selle moodsas mõttes vabadusvõitlejad. Mis on? Et me soovime vabadust, me ei võta kätte hange, kirveid, tikkegi, aga me ütleme välja, et see, mis täna toimub, ei ole meie huvides, ei ole teie huvides tegelikult ja midagi peaks muutuma. Isegi tuues välja konkreetseid näiteid, inimesed peavad saama sõltumatuteks süsteemist. Ongi. Perekonnad ise majandavad ennast ära, ise toodavad endale vajalikku ja on mingi kogukondlik ühisosa, siis on mingid ettevõtted, mis toodavad midagi, mida ei ole võimalik kodudes toota, aga põhiosa on ikkagi sõltumatus. Keegi ei taha seda rahvale pakkuda, sest seda rahvast sa ei juhi ega kontrolli, sa ei saa talle kehtestada mingit megamakse, sest ta lihtsalt ajab oma asja. Okei, ei saa autoga sõita. Mis seal ikka? Õpetan lapsed kodus. Kasvatan ise toidu. Naabrilt on ka mingeid asju. Mis te mõtlete, kuidas eestlased vanasti ellu jäid? Väga lihtne. Elu oli lihtne. Nad mõtlesid lihtsalt, nad mõtlesid ratsionaalselt, mida on vaja, mida ei ole vaja. Ja tänu sellele oleme meie siin. Ja nüüd kõik lihtsalt tuulda lasta. Ei, ma ei saa seda anda. Ei, emme teeb video ära ja siis ma annan. Jah. Aga meid kuidagi see ajalugu ka, ma olen mõelnud selle Balti ketiga seoses, nüüd rakendatakse seda mingi uue asja ette. Mitte uue, seda trummi taotakse kogu aeg, et kuskil on vaenlane, andke kõik, mis teil on meile, me siis hoiame, kaitseme teid. Kohalikud ukrainlased on öelnud, et see, mis täna Eestis toimub, see lasteaedade rahastamine ja igasugu muud momendid, déjà vu, see on sama, mis toimus Ukrainas enne sõda. Ameeriklaste poolt organiseeritult. See on üks suur kokkumäng ja inimesed ei taha seda näha, siis tekib õudne tunne, et kuskil mingid suured tegelased otsustavad minu elu üle, et ma ei taha nii. Äkki nad ikka tahavad head, äkki nad hoolitsevad minu eest. Jah, siis ma ise ei pea mõtlema ega vastutama ega endast seisma, ma saan lihtsalt mingi kössis olla ja ninast veri väljas muudkui rabada ja mõelda, et jumala eest, et see ei muutuks. Äkki tuleb midagi muud ja hullemat. Ma ei tea, mis see hullem on. Gaasikambrid või teatud mõttes käisime COVID aegu selle juba läbi. Ja seal ma jälgisin ka seda meeleolu ja lätlaste puhul on hästi lahe see, et nende selline nagu tänavakunst võib siis öelda või, et kui meil on sellised hooajalised asjad, mis üles pannakse, ma ei tea, vineerist või plastikust välja lõigatud mingid tont teab mis asjad, näed, et ta on lill, aga neil on mingid kompositsioonid ja seal koha peal oli ka hästi äge kompositsioon tehtud. Meil on kombeks, et kui on vaja midagi lahedat teha, siis palgatakse hull disainer või arhitekt, kes tahab endast mingi üliägeda asja maha jätta. Ja siis meie maksumaksjatena maksame selle okse kinni ja siis peame veel nautima ka, sest muidu sa ei mõista kunsti. Jah, mina ei oska. See, mida mina seal eile nägin, niimoodi lilleseade kujul, see oli äge, see oli tõsiselt äge ja soe. Ja sinna rivi peale, kus olid siis sellist
tegelikult nagu ohvrimeelsete ja vabadust mitte soovivate inimeste kalmuküünlad reas. Mina oma küünelt sinna panna ei suutnud. Selle posti alla oli, kuhu oli kirjutatud Eesti Vabariik, ka ei suutnud. Ei ole vabariik ju. Mida me taome mingit silte, see on sama absurdne, kui mulle panna silt, et ma olen putinist. Ja sama selline tühi. Seal ei ole mingit seost. Ei Eestil, ei vabadusel tänasel päeval. Aga kuni eestlastes on see vabaduse tunne, siis me oleme vabad, aga see riik ei ole vaba sellise organina. See on ikka nii kaperdatud, et jah. Ja siis ma panin sinna lilleseade kõrvale need küünlad ja tundsin, et see ongi nagu see ilu ja see harmoonia ja selline nagu armastuse tunne, mida mina soovin toetada. Mitte see, et meil on mingis, kunagi olid sellised asjad. Ajalugu kirjutatakse pidevalt ümber. Tänast päeva kirjutatakse jooksu pealt ümber. Kui siin 20. augusti aegu trehvasin mingit asja kuskil telekast nägema maal käies, kuidas Hussar rääkis, et obstruktsioon on halb asi ja kui me tahame siin kõik koos teha midagi, siis tuleb see obstruktsiooni osa nagu täitsa ära kaotada. Umbes, et opositsiooni nagu ei tohi olla, kuhu me jõuame sellesse, et aga piisabki ühest parteist, sest opositsiooni polegi vaja, sest ta niikuinii midagi vastu ei tohi hakata, sest see segab tööd, see segab importkäskude täitmist ja täitsa naer tuli peale, et oot, obstruktsioon. Kas te selle rehvipandega koos ei teinud kunagi mingit nagu obstruktsiooni asja, mis oli nagu ajuvaba, nagu täiesti ajuvaba. Ja siis nüüd öelda, oi, see on ikka nii halb asi. Ja selline, vast ma mõtlen, et kas nendel inimestel, kas ei olegi hinge sees, kas nad on rumalad, või nad lihtsalt on niivõrd sodiks omadega, et nad ei suudagi selgelt enam olukordades kohal olla. Nad juba ongi täiesti orbiidilt nagu välja ära tiirelnud ja ajavadki ükskõik, mis soga ette antakse suust välja. Peaasi, et mu positsioon püsiks, sest kui mu positsiooni enam pole, siis ma olen mitte keegi. Ja kui sa nii käitud, siis oledki mitte keegi. Kui sa oled valmis rahvale metsikult valetama, inimesi kaudses mõttes ahju ajama, viima inimesi nälga, vaesusesse, oledki mõttetu. Vaat siis oled mõttetu. Aga kui sa oled positsioonita inimene, kes on hea enda lähedaste oma ümbruse vastu, väga mõttekas inimene. Väga palju mõttekam kui need sellised ole nüüd see, ole edasi. Küll te oma kaerad saate, see on kindel. Et kohtupink ei ole ainuke koht, kus kohut mõistetakse. Kohtumõistmine käib kogu aeg. Ja need hetked küll te ära tunnete. Mitte, et ma seda kellelegi sooviks, aga ma tean, et nii on. See maailm lihtsalt töötab nii. Ja mingit ma jõudsin ka sellesse punkti, et mina läksin mingite selliste loodusseadustega vastuollu, sest ma hakkasin rohkem andma väljapoole, kui ma andsin endale. Ja ma jõudsin lõpuks sellesse punkti, et kui mind ei ole, mis ma annan sellele maailmale, mul ei olegi endast midagi anda. Ja siis ma jagangi õhku. Ja need on momendid, kus meil kõigil tuleb vahest läbi käed, oot, mis praegu häirib, mis on, kust ma praegu mööda panin, miks ma ei tunne ennast hästi ja vaadatagi, okei, nüüd ma panin selle asjaga veits nihkesse. Okei, ma parandan ennast. See on okei. Inimesena on okei märgata mingeid asju, mida me ei oleme nagu kiiruse, sihile keskendumise tõttu jätnud märkamata. Ja ma trehvasin seal ja jutustama ühte inimestega ja seal oli üks väga süsteemi inimene, ikka nagu jah. Ja kui mul naabrinaine ütles mingi fraasi, mille peale tema ütles, oot, ei, mina olen see, ära sa siukseid jutte küll räägi, mina hakkasin täiega laduma. Sest ma mõtlesin, et ma ei saa jätta ütlemata. Ja ta ehmus ära selle peale, et mis mõttes ta nagu ei püüa mulle meeldida. Aga ma rääkisin nii, nagu ma asju näen. Ja mis oli hästi huvitav, see mäng, kuidas ta hoidis oma kihte ees, aga mingitel hetkedel ta ütles kaasa neid asju ja mitte, et ta korrutaks minu asju, vaid ta jätkas minu mõtet ja ütles sinna otsa mingit asja, mida tegelikult tema ka nagu näeb, et vaata, tegelikult see on ka ju veel. Ja see oli päris huvitav kogemus. Ja ma näitasin ka, tõi mingid kohalikke näiteid ja rääkisime maast ja ilmast
ja ma tundsin, et ta pingutas hullult, et seda enda kihti ees hoida, sest see on tema nagu turvatsoon. See on tema ametikoht, see on tema leib, see on tema osa tema isiksusest ja kõik. Ja siis ma aktsepteerisin, et jaa, tal võib nii olla. Ma ütlesin ka, et aga isegi kui mina eksin, isegi kui ma ei räägi päris nii, nagu asjad päriselt on, et võib-olla mingi veel suurem tõde, miks ma ei või rääkida? Miks läheb peavool närvi minusuguste peale? Miks hakatakse meid tühistama, kui me nende sõnul valetame? Valeinfo, valeinfo, valeinfo. No kui me valetame, mis siis? Teie räägite tõtt. Teil on megakanalid, teil on metsik jälgeskond, teil on selline võimekus toota lihtsalt hommikust õhtuni soga suure tõenäosusega, te jääte ju peale selles mängus. Miks te kardate? Miks on vaja meiesuguseid lihtsalt nagu eos? Oi jah, see ütles midagi, mis meie asjaga kokku ei lähe. Silt peale, tühistatud. Paneme selle sildi, see töötab eriti hästi. No, kes see mingi putinisti juttu ikka tahab uskuda? Noh, ja kui see putinist on veel konservatiivne, ei no... Putin on ka konservatiivne, ei no näe, et ta ei saa seda konservatiivsuse asja ka endast anda, sest näe, siis ta on putinist edasi, kõik toimib. Aga ikka ollakse närvis, ikka jälgitakse minusuguseid, ikka pannakse mingid Facebooki blokke peale, ikka korraldatakse mingeid selliseid isiklikke rünnakuid. No jah siis, mida teie kardate? Mina peaks kartma, teil on ju suur metsik jõud, palju inimesi, mine ükskõik millisesse omavalitsuse hoonesse sisse, seal on lihtsalt nagu sipelgapesa. Nii palju inimesi. Miks te mind kardate? Teil on ju selline mass. Sellepärast kardate, et saate aru, et te toidate midagi, mis on täiesti, see on nagu põhka toidab midagi, aga ma ei tea, saepuru söömine. Megamass. Söö kilode kaupa. Kas see sind toidab? Kas seal on mingi toiteväärt? Ei ole. Sellel mängul ka ei ole, aga kuna see mäng toitub meist, siis meie asi on seljad sirgujad ja öelda, ei, minust te toituda ei saa. Ma lihtsalt ei luba, mul on teine plaan. Ja mitte lihtsalt öelda, vaid minna ka sinna sisse ja sealt seestpoolt veel rohkem kiirata seda enda olemust, enda taotlusi. Ja seal oli hästi huvitavaid siukseid mõttevahetusi. Ja siis ma lõpus sellele meesterahvale näitasin, et näe, mina panin oma küünlad siia. Ja need eristusidki teistest küünaldest täielikult. Et seal oli lipuvärvides tehtud mingid küünlaread selle monu mälestusmärgi ees. Ja siis oli see lilleilu, harmoonia. Ja siis ma panin sinna need küünlad. Ja sest ma tundsin, et see on õige koht. Ja ma ütlesin, et mina panin need sinna, sest ma tunnen, et tegelikult meil on lootust. Olgugi, et mingi hetk ma ütlesin, et kui see on täiesti leina meeleolu, et aga võib-olla Eesti Vabariik ongi täna sellises kohas, kus ongi põhjust leinata. Võib-olla see on hea. Las see vabariik siis saabki hukka. Aga meie inimesed elame edasi, kuni meie seda soovime ja selle nimel tegutseme. Ja ma näitasin, et siin on need minu küünlad. Ja need on südametega sellepärast, et mina näen, et meil on lootust, kuni inimesed elavad läbi südame. Ja kui need inimesed, kes täna neid asju korraldavad, mis on rahvast hävitavad, hakkavad läbi südame elama, nad ei saa elada teisi kahjustades. Et sa võid mõelda, et mul on maru kasulik ja mõnus. Okei, mingi inimene kannatab mu pärast, 10, 100, 1000 inimest kannatavad minu pärast, aga mul on hea. Sest ennast tuleb armastada. Mina kõige ennem ja nii edasi, need kurud räägivad sama juttu. Aga kui sa elad läbi südame, sa ei saa teha seda teisi kahjustades. Ja kui ma olen vaadanud ka, kuidas need kurud tegelikult nagu esiteks toituvad nende inimeste energiatest, keda nad koondavad, pluss veel siis materiaalne osa, mida nad kurnavad kokku endale. Kui nad elaks läbi südame, nad ei saaks seda teha. Ja seesama asi leiab aset ka meil riiklikul tasandil, valitsuste, omavalitsuste tasandil. Nad kurnavad seda rahvast, teevad otsuseid, mis on ülidestruktiivsed nii tänases kui pikas plaanis. Nad ei saaks seda teha, kui see süda siin niimoodi hakkaks valutama ja hõõruma. Ja kui me olime selle ära rääkinud ja alotasin autosuunas ja mina tundsin oma südames seda, mu süda läks ülikuumaks, mul siit kõik põles. Ma tundsin, et no nii, mingi süda läks põlema praegu, mingi süda ärkas leegina. Ja ei, ma ei ole nii naiivne, et ma arvan, et kui ma hakkan kõiki inimesi niimoodi läbi rääkima ja nendele silma sisse rääkima ja kuulama ka neid samal ajal,
et ma kuulan ära ja siis ma räägin, et aga miks see minu arust ei ole päris nii, et kui ma kõik inimest läbi käin, et siis kõigi südamed helisevad ja siis ongi kõik maru hästi. Ei, need on lihtsalt need situatsioonid, mis meile kuidagi mingi jumalikul... Ei, praegu ei laula. Mine laula köögis. Mida meile mingis jumalikus plaanis nagu ette antakse. Kas või selleks, et kogeda selline loomisjõud on mul või ma lihtsalt räägin. Ma panen kellegi südame põlema nii, et minu süda läheb ka ülikuumaks. Mis maagia see on? Ja huvitav kogemus ja just selle tunde pärast, et kui sa räägid oma tõde, kui sa ei murdu, kui sa ei allu sellele, et kuule, vaata, sellega seal tehti nii, sest ta ka rääkis, on ja ütledki, et noh, ei, selles hirmus ma ei saa elada. Mul on ka hirme, aga minu hirmud on veits sellised teistsugused. Ja ma tegelen nendega. Ja nendega peabki tegelema, nendega peab sõbraks saama. Et nad siis oleks sellised, teaksid oma kohta sinu elus. Kui sa kohtled neid vaenlasi, siis hirm sinu, see sõda sinu ja su hirmude vahel jääbki selliseks tuliseks, veriseks, kogu aeg käib. Aga jah, lihtsalt see mõte, mida mina sellest päevast, kus ma jõudsin kohale ja mõtlesin, et need inimesed küll siin vabaduse eest ei seisa, neile meeldib see mingi orjuse värk pigem vist just. Ja ma ei tajunud ka seal väga vabasid inimesi. Seal võis olla üksikuid, näiteks ühed, kes tulid vahetult peale meid sinna, parkisid auto meie taha ja siis, kui ma läksin auto peale, ühe küünlase gaas oli maha jäänud auto peale selle järgi, siis nad läksid ära, siis ma küsin, et juba lähete ära. Et jah, ütlesin, et pole päris see üritus, mis arvasite. Ja siis paar sõna seal ajasin juttu. Ja siis mul oli siuke tunne, et okei, need inimesed küll saavad aru, mis toimub. Või no lubavad endale mõelda kaasa ja tunnetada neid õhustikke. Sest see õhustiku tunnetamine, mis iganes olukordades, te võite olla kuskil mingis, ma ei kujuta ette, mis kohas, kus kõigil on mingid helged riided seljas ja kõik räägivad nii ja jutt on hea ja sõnad on täpselt need, mis sinu hing vajab kuulda. Aga tegelikult nad lihtsalt tahavad sinu hinge. Et need mängud toimuvad tegelikult igas sfääris, meditsiinist, tervishoiu ja sellise teadlike inimeste sfäärini välja ja kunst kõiges selles, ujudes mitte ära uppuda, ongi hoida pea pinnal. Selg sirge ja samal ajal liikuda, muidu hakkad põhja vajuma. Ma ei oska teistmoodi seda ära seletada ja aeg-ajalt jalgadega ka seda põhja katsuda. Et aru saada, et kuskil on see põhi ka ja sinna ma ei taha sattuda. Et jah, las ta olla seal. Aga jah, kuidagi mingid sellised seosed minust tekkisid ja need tänase moodsa maailma aktsepteeritavad vabadusvõitlejad on need mehed, kes nõuavadki, et neil oleks vabadus seelikut kanda, kui nad tahavad. See on nende vabadus, mida nemad tahavad. Olgu nii, kui see on nende vabadus, andke minna. Minu vabadus on midagi muud. Ma aktsepteerin teie soovi olla vabad, kandmaks naiste riideid, mida iganes, lasteaeda, kooli järgi nendega tulge. Aga mina aktsepteerin enda vabadust ja ma palun teil sama teha. Mina ka ei lähe kooli rääkima teie lastele. Kuulge, teate lapsed. Tegelikult on asjad nats teistmoodi, kui teile räägitakse. Kas või mis puudutab ajaloo õpikuid. Ja lõpuks, kas meile, mingit ma jõudsin sellesse punkti, et kui ma erinevate inimestega räägin, kes on ka nagu hästi teadlikud, siis nende ajalood ka nagu ei klapi. Kui mina peaks ajaloost mingeid asju välja tooma, kuidas mina mingeid hetki tunnetan, siis ma võin minna ükskõik kellega konflikti. Siis ma lõin nagu käega. Loome ise. Las see ajalugu olla siis seal. Kas meil tänases päevas on üldse oluline, kuidas need asjad aset leidsid, kui me ei keskendu sellele, mida me loome? Ajaloost õppida, niikuinii tänane inimene ei taha, sest vaadake asjadele otsa. Meil on täna okupatsioon Nursipalust toimumas ja meie räägime siin kaitsevõime. Okei, no
kui argumenteerima hakkad, no okei, tegelikult ei ole vist ikka kaitsevõime teema, aga raha tuleb Võru linna. Ja niimoodi see iseenda kompostimine neil käibki, nad otsivad õigustusi sellele, mis toimub, et nad ei peaks sellele vastu seisma või iseenda eest seisma. See on päris pull mäng kõrvalt vaadata. Ja siis ma katsungi seda mänguna näha. Ja siin on inimohvrid, nii terviste kui elude näol. Need on nende inimeste enda valikud. Jumal hoidku lapsi ja hoiabki. Nemad on selles mängus tegelikult süütud sellised, täiesti süütu osapool, kes kannatavad nende vanemate nõrkuse pärast. Ja seda valu ma vahest tunnen endas. Ja see on ka põhjus, miks ma vahepeal jalgadega seda põhja katsun vist. Ma liiga tugevalt tunnetan neid väljateemasid. Ei oska vist piisavalt hästi ennast välja lülitada mingitel hetkedel. Aga jah, kõik algab ikkagi meist endist. Ja see, kuidas mina eile tundsin, kuidas minust endast algas kellegi südame soojenemine. Päris äge! Nagu iseenda pärast äge. Ma ei tea, võib-olla see inimene ei tundnud midagi tegelikult. Aga mina tundsin, et mingil tasandil ta tundis. Kas ta seda julges vastu võtta või litsus kohe oma kihid tagasi peale, kui ma olin silmapiirilt kadunud. Pole minu probleem. Mina lihtsalt tundsin, kui võimalik on muuta maailma läbi üksteisele, jagades oma tõde. Olles sina ise, isegi kui see inimene, kellega sa räägid, ei ole täpselt nagu sina. Ma ei eeldagi, et inimesed oleks täpselt nagu mina, aga kui mina olen mina, siis neil on ka lihtsam olla nemad ise. Kas või see Go festivali näide, kui ma seal käisin ja seda jagasin, ma seal käisin ja üliäge oli. Siis paar tükki ütles, et see on mingi ainete üritus ja ma ütlesin, jaa, aga mina mingeid aineid seal ei teinud. Mulle lihtsalt meeldis tunne, et sinna tulid kokku inimesed, kes ongi täpselt nemad ise, täiesti hipid, boheemlased, elukunstnikud. Ma ei eeldagi, et me kõik peame olema mingit ühte moodi, et olla head inimesed. Olge lihtsalt inimesed. Tehke neid asju, mis tunnete, et on nagu teie asi teha. Kuni te ei kahjusta sellega teisi, kuni teie soovi... Okei, emme teeb, tulen kohe. See on okei. Ja ei, ma ei propageeri mitte mingisuguseid aineid. Aga arvestades, mida meditsiinisüsteemi oma maksumaksja raha eest meisse pumpab, siis halloo. Jah, mõelge ise, et kumb siis hullem on. Kas need inimesed, kes ongi loodusega kontaktis, kes otsivad iseenda sest, kes seda kontakti, kes saavadki vahest iseenda seest tänu mingitele sellistele, võib öelda maavälistele kogemustele. Ma olen igasugu kirjeldusi kuulnud, et kas me peame siis hukka mõistma neid, kes otsivad ja leiavad või neid, kes ainult põgenevad. Mul on nohu. Lülitame nohu välja. Mitte keegi ei küsi, miks see nohu on. Äkki võtaks algpõhjusele. Ei, pole vahet. Äkki nagu mingi toiduaine ei sobi. Äkki sul kodus on hallitus. Äkki kuskilt midagi põhjustada. Ei, pole vaja teada, sest siis sa ei tule tagasi. Aga sinu nohu tuleb tagasi. Ja sina tuled tagasi. Ja siis sa tarbid neid meie asju edasi. Ja sinu eluiga on selle võrra kõvasti lühem. Aga mis siis? Selle aja, mis sina elad, meie peame sinust maksimaalselt raha välja pumpama. Ja nii see süsteem käib. Ja meditsiinisüsteemi ülepeakaela mina ei soovi halvustada, sest ma tean seal sees väga toredaid ja südamlikke inimesi ja vahest on päris kurb mõelda, kui raske neil võib olla, kui nad töötavad läbi südame ja nad peavad tegema neid asju, mille juures nad tunnevad, et kuskilt kripeldab, kisub, halb on. Tegelikult see ei ole õige. Et jah, aga hästi, ma rohkem ei patra. Loodan, et said siuksed olulisemad asjad öelda. Ja seal oli veel igasuguseid momente, mida ma välja tõin. Ja. Aga see niimoodi detailidena ei olegi oluline. See kõlab nagu enesekiitusena, et vaata, kuidas ma julgesin öelda. Aga see video ei ole mõeldud enesekiitusena. See on pigem inspireerida, et hetkedes olge kohal, olge teie ise, tunnetage seda õhustikku, vaadake. Seal kohapeal ma lugesin mingid palveid ka tegelikult rohkem iseenda pärast, sest ma tahtsin ennast tahaks maha selle raske tunde, mis seal on, selle inimeste mentaliteedi, mida seal õhus oli hästi palju, et ma ei taha seda tunda, et ma tahan valida midagi muud ja
jah, aga hästi, ma rohkem ei patra, mõtlesin, ma teen kiire väikse siukse ülevaate, aga jäin ikka maast ja ilmast rääkima. Olge teie ise ja laske mu südamel rääkida endaga. Ja kõike head.